Esimene küsimus on peaminister Kristen Michalile, küsib Riigikogu liige Mart Helme ja teemaks on julgeolek. Mart Helme, palun! Aitäh, härra esimees! Lugupeetud Kristen Michal! Aastal 2020 andsin ühe intervjuu Soome ajakirjanikele ja ütlesin, et Eesti vajab, ja mitte ainult Eesti, NATO kõrval ka plaan B, sest rahvusvaheline olukord on turbulentne ja võib juhtuda igasuguseid asju ja seetõttu peaks olema ka mingi tagavaraplaan. No loomulikult sain ma selle eest siis kõvasti nahutada ja aga tegelikult praegu me näeme kas või sellesama Hormuzi väina intsidendi ja selle ümber keerlevate juttude taustal, et mul oli jälle õigus. Nii, 2020, tuleme selle aasta juurde tagasi, tegime koos Martin Helmega ettepaneku, et valitsus eraldaks raha õhutõrje võimekuse tekitamiseks Eestile. Ja mäletan väga hästi seda istungit, kus viibis ka tollane Kaitseväe juhataja Herem, kes kargas püsti nagu ussist nõelatud ja teatas, et tal ei ole seda vaja. Tal ei ole seda vaja. Nüüd meil oli siin suvel intsident, kus meil kukkus alla Elva lähedal droon. No, uuriti ja puuriti, aga ega selle uurimise tulemusi väga avalikkusele tututatud ei ole. Nüüd täna öösel oli meil uus intsident. Samasugune intsident oli ka Lätis. Sarnane intsident oli paar päeva tagasi Leedus. Õhutõrjet meil endiselt ei ole, ehkki meil on 5,4% SKP-st kaitsekuludele eraldatud. Plaani B-d NATO teemal meil ka ei ole. Ma küsin nüüd, te olete päris mitmed aastad ka olnud meil peaminister, mis see meie plaan siis on, et Eesti tegelikult kindlates kätes kaitstud oleks? Aitäh! Austatud Riigikogu esimees, hea küsija, Riigikogu liikmed, mitu komponenti. Kõigepealt esiteks NATO erinevalt teie kirjeldusest toimib ja toimib hästi. Nendes samades näidetes ka viimastes drooni intsidentides NATO lennukid tõusid õhku ja ka varem on olnud nii, et kui Vene hävitajad on meie õhuruumis, lähevad need eskortima NATO lennukid, NATO hävitajad, kes iganes parajasti siin rotatsioonis on, siis mäletamist mööda sellele meie õhuruumi rikkumisele, mille järgnes NATO artikkel 4 ja ÜRO Julgeolekunõukogu erakorraline istung. Tollal olid meil itaallased siin F-35 kõige moodsamate hävitajatega, mis vähegi saaks. Ka parima tahtmise korral tõenäoliselt kõiki võimeid me soetada ise kohe korraga ei saa, võib-olla aja jooksul on see võimalik. Kaitsekulud on tõepoolest 5,4%, see on ajalooliselt kõrgel tasemel. Jah, see on minu valitsuse ajal nii olnud ja see on vastus tegelikult Putini ohule, sellele Venemaa ohule, et te justkui opereerite Putinit nimetamata, aga nimetame siis selle probleemi ka ära. Probleem on ikkagi Putin. See režiim, see diktaator, kes oma tahtele püüab allutada Ukrainat, suveräänset riiki, tapab seal süütud inimesi, naisi ja lapsi. Nii et seda esiteks. Ja NATO toimib. Teiseks, Euroopas on erinevad sellised koostööformaadid, muuhulgas näiteks NB8, mille eesistuja Eesti on, julgeoleku- ja kaitsepoliitikaga, seal me kooskõlastame ka sellest viimasest droonintsidendist, vahetasime informatsiooni Põhja- ja Baltimaade juhtidega, samamoodi nagu leedukad ja lätlased vahetasid meiega. Ja kindlasti tehakse seda töötasanditel. Ja kolmas kindlasti on oma kaitsevõime. Et oma kaitsevõime kasvatamine käib meil suure hooga. Ütleme nii, et loomulikult kõike, mida oleks vaja olnud, oleks kindlasti eilseks juba vaja olnud, aga iga samm, iga hange, iga asi võtab aega. Et ka drooniteadlikkus, erinevad radarid, uued vahendid on hankimisel, osa on hangitud, osa on paigaldamisel ja nii edasi. Nii see töö käib. Nii et seetõttu jah, ma ütlen, et see teie võib-olla siuke plaan B on formuleerunud üheks erakonnaks, mille nimi on plaan B, mulle tundub rohkem. Et see on see, mis on võib-olla nagu mulle jäänud mulje, mida teie esindate, eks. Et mina ütleks, et NATO toimib, Euroopas on head suhted, me töötame koos kaitse ja julgeoleku nimel ja lisaks me panustame väga palju oma kaitsevõimesse, mis annab meie liitlastele ka julgeolekut juurde. Ja siin ma siiski meenutan, meie julgeolekut tagavad NATO liitlased 3 tuumariiki. Ühendkuningriik, Prantsusmaa ja Ameerika Ühendriigid. Nii et Eesti on turvaline koht. Aitäh!
Suur tänu. Ja Mart Helme, teil on täpsustav küsimus, palun. Jah, no siin on muidugi selline ilus propagandistlik jutt lihtsalt. Need lennukid, mis meil siin on loomulikult teretulnud. Seda ei saa eitada, igati teretulnud ja on reageerinud ja adekvaatselt reageerinud piiririkkumiste ja muude intsidentide puhul, aga need ei taga meile tegelikult mingit julgeolekut. Nende paari lennukiga ei ole võimalik tagada Eesti õhuruumi kaitstus sadade droonide ja võib-olla ka 10 rakettide vastu. Seda saab teha ainult kogu riigi territooriumi ja õhuruumi kattev õhutõrje. Ja seda õhutõrjet meil ei ole, ehkki nagu ma ütlesin, aastal 2020 EKRE valitsuses olles selle plaaniga välja tuli. Ja seda ei ole ka viimase 5 aasta jooksul Reformierakond suutnud tekitada siia meile, ehkki jutte ju igasuguseid on olnud ja 4 aastat ja peale käib juba sõda ka Ukrainas, kus väga selgelt on näha, et droonid on just need, mida kasutatakse. No need lennukid ei hoidnud ära Auvere Korstna pihta lennanud drooni. Lihtsalt ei hoidnud ära. Nüüd, mis puudutab NATO töötamisse, siis selle suhtes on mul tõsiseid küsitavusi. NATOs on üks riik, kes tegelikult suudab tagada oma liitlaste julgeoleku ja see on Ameerika Ühendriigid. Prantsusmaa ja Suurbritannia tuumavõimekus on ausalt öeldes, pehmelt öeldes puudulik. Seda teavad kõik. See ei ole mingi raketiteadus, seda teavad kõik, et see on puudulik. Seda ei ole võimalik võrrelda tõeliste tuumariikide tuumavõimekusega, raketivõimekuse ja muu seesugusega. Nii et see jutt, et nad tagavad meie julgeolekut, jah, Ameerika Ühendriigid tagavad, aga tagavad loomulikult ka üle meie peade Venemaaga vastavaid kokkuleppeid sõlmides. Mis puutub Eesti kaitsevõimesse, siis Eesti kaitsevõime ei ole arenenud viimase 5 aasta jooksul selle tempoga, millega ta peaks ja ei ole absoluutselt korrelatsioonis selle rahaga, mis on kulutatud Eesti kaitsevõimele. Ja kui räägime plaan B-st veel, siis see, mida te nimetate siin Põhja ja Balti koostööks, see ongi üks osa sellest plaan B-st, millega oleks pidanud alustama juba ammu tagasi. Ja minu küsimus on, missugune on siis ikkagi tegelik plaan Eesti julgeoleku tagamiseks, kui me näeme, et meil puudub igasugune reaalne võimekus tagada meie õhuturvet. Aitäh. Härra peaminister, palun. Aitäh, hea Riigikogu esimees, hea küsija. Mitu asja. Esiteks ma jälle märkan, et te jätate Putini kui probleemiallika nimetamata. Te mainite teda lihtsalt möödaminnes kui justkui vestluspartnerit ja midagi muud. Oleme ikka ausad. Me teame, mis see probleemiallikas on. Putin ja Putini režiim. Ja Putin peab sõda, agressioon Ukrainas on reaalsus 5. aastat. Seal tapetakse süütud inimesi, talvel pole elektrit, sooja vett. Selline on olukord seal. Ja selle sõja kahjud jõuavad aeg-ajalt ka teiste riikide territooriumile. See jutt nüüd just kui, ma ei tea, jah, te ütlete, et kõik teavad, et Prantsusmaal ja Ühendkuningriigil pole tuumavõimekust. No vot, mind täitsa siiralt huvitaks, kes see kõik on. Ilmselt see kõik on teil kuskil EKRE sõprade klubis, eks ju, et üldiselt ikkagi Emmanuel Macron või Keir Starmer on vähe teisel arvamusel, et nemad neid riike juhivad, EKRE sõprade klubi ilmselt mitte. Nüüd tuleme selle küsimuse enda juurde, et ma saan aru, et teile sobib tekitada paanikat ja ebakindlust. Sõbrad, aga sõda käib 5. aastat. Seda, et sõjakahjud, killud lendavad üle piiride, seda me oleme varem näinud. Kui me tahaks öelda, et seda enam tulevikus ei juhtu, siis selleks tuleb sundida Putinit muutma oma eesmärke. Muul juhul see ei juhtu. Seni, kuni Ukraina peab ennast kaitsma, ta kaitseb ennast. Ja killud lendavad. Midagi teha ei ole. Ja nüüd, mis puudutab Eesti oma julgeoleku tagamist, siis ma kordan üle. NATO toimib väga hästi. NATO on, konkreetsed näited. Kui meil oli vaja Vene elektrivõrgust ennast lahti ühendada Balti riikidel, siis suhtlesin mina NATO peasekretäriga, Soome president kriitilisi ühendusi. Läänemerel valvavad NATO laevad meie kriitilisi ühendusi. Te ütlete, et see ei toimi. Kui tulevad taevasse Vene lennukid, lähevad vastu NATO lennukid. Need ei ole kellegi teise lennukid. Need lähevad vastu. Ja meie panustame kaitsevõimesse täpselt samamoodi, täpselt selle NATO plaani alusel, täpselt selle plaani alusel, mis on Kaitseväe juhataja plaan. Nii et jah, ma kutsuks teid, nagu ma saan aru, et see on võib-olla oportunistlikult poliitiliselt kasulik kritiseerida oma riiki ja öelda, et seda igal moel maha teha. Aga ärge tehke. Panustage sellesse, pigem panustage sellesse kaitsevõime turvatunde loomisesse. Proovige, see ei ole raske. Aitäh.
Suur tänu ja lisaküsimuse esitab kolleeg Martin Helme. Palun. Ma ei tea, miks sa lahtisest uksest sisse murrad. Keegi ei vaidlusta seda, et Putin on probleem, julgeolekuprobleem. Me just täna öösel nägime seda. Aga meie küsimus on see, et Eesti valitsus ei ole sellele probleemile adekvaatselt reageerinud. Sa ütled, et kõik võtab aega. See kulu 2,6 miljardit. Mis me saanud selle eest oleme? Juba mitmendat aastat. Midagi ei ole saanud. Me oleme saanud selle, et meie õhuruumis liiguvad võõrad droonid. Nüüd loomulikult esimesed uudised olid, et see oli Venemaalt tulnud droon, aga me ei tea, see võib olla sama lugu nagu oli Korustega, kus see oli tegelikult Ukraina droon, mis meie õhuruumi kaudu liikus Venemaa suunas, et seal sõjategevust aretada. Sa oled korduvalt öelnud siin parlamendi ees, et meie ei ole ukrainlastele luba andnud oma õhuruumi kasutada Venemaa ründamiseks. No, ometi nad teevad seda. Et ometi me ei ole võimelised ka seda takistama. See on probleem. See on probleemi iva. Nüüd NATOst rääkides mul väga palju aega ei ole, aga Inglismaal, Prantsusmaal ja Saksamaal, 3 kõige suuremat NATO riiki, ja sinna juurde võib ka Itaalia panna, on vähem sõjalennukeid kui Iisraelil, mis on neist kordades väiksem, eks ole. Kamba peale kokku umbes sama palju. Et selline see pilt on siin. Et minul on ikkagi küsimus, et millal ükskord Reformierakond tunnistab, et nii nagu loosung lugege mu huultelt maksud ei tõuse, samamoodi oli loosung kindlates kätes Eestis lihtsalt valijatele nahaalselt näkku valetamine. Mingit kindlalt kaitstud Eestit ei ole. Seda me nägime täna öösel jälle. Te ei saa hakkama Eesti kaitsmisega. Te võite NATO lennukeid ju appi kutsuda, aga meie oma töö on tegemata ju. Jah, ma ootasingi, aitäh hea küsija, millal see küsimus tuleb. Et küsimus on endiselt, et teeme Eesti riiki oma kaitsevõimet maha. No ärme tee, on minu ettepanek. Et ma võiks lugeda pika loetelu ette sellest, mis meil sellel aastal lisandub õhukaitsesse. Eesti on hankinud üksjagu lühimaahutõrjet. 26. aastal lisandub Poola päritolu Piorun laskmisjääderakette, keskmaahutõrjet. 26. aastal saame esimese keskmaahutõrjesüsteemi. Kaugmaahutõrje on ettevalmistused töös 2030+. Hiiumaal valmib radar, nii edasi. Maavägi saab tulejõudu juurde. 26. aasta lõpuks tarnitakse 6 liikursuurtükki K9, kokku on neid 36 siis. Ratastel liikursuurtükid 12 tükid, Caesar 12 tükki olemas, hangime juurde. Raketi suurtükiväe ja suvelöögi võime tugevdamiseks on kohal HIMARS. Järgmistel aastatel jätkuvad laskemoonatarned. Lockheed Martin rajab Eestisse suurtükiväe, raketiheitjate HIMARS hoolduskeskuse. Enne jõule Lõuna-Korea tootjatega sõlmiti leping täiendavate suurtükiväe raketiheitjate Chanmu hankimiseks, jätkuvad õhuründemoona tarned. Täiendame laskemoona varusid, selle soetuseks eraldatud eelarve aastateks 25–29 on 3,4 miljardit eurost. Sellest 2,3 miljardit eurot on juba kohustusteks kaetud. Merevägi, laevastiku uuendamine, moderniseeritakse minijahtijaid. 26. aastal saab merevägi kätte 2 patrullkaatrit. Hangitud on rannakaitse raketisüsteem. Kaasajastatakse mereseire radareid. Nii, Balti või kaitsevööndi Eesti osa kaitsetööstus. Ma võin selle kõik teile ette lugeda ja see ikka ei veena teid. Ma saan aru, et te lihtsalt tahate öelda sõnumina, et Eesti riik on kaitseta. Ei ole. NATO toimib, esiteks NATO toimib. Teiseks, meil on head liitlassuhted. Kolmandaks, me panustame ise tugevalt oma kaitsesse NATO kaitseplaanide alusel ja selle plaani alusel, mida Eesti kaitseväe juhataja on õigeks pidanud. Toimib. Ja see, et sõjakahjud tulevad üle piiri, ei ole võimalik. Ma saan aru, et võib-olla kuskil laboratooriumis on võimalik konstrueerida selline ettekujutus, et luuakse maast taevani ulatuv piir ja mitte midagi sealt läbi ei tule. Sõbrad, droonidega, isegi õhupallidega on hädas erinevad riigid. Ja see, et teised riigid või kurjategijad kasutavad droone, õhupalle, mida iganes teiste riikide jaoks. Ma siiski meenutan, et samasugused drooniintsidendid on Leedus, Lätis, on olnud erinevate lennuväljade vastaseid drooniintsidente, Taanis on olnud, Belgias on, Saksamaal olnud, isegi Ameerika Ühendriikides, kui lugeda, on suurte sõjaväe osade juures aeg-ajalt droonid lennanud. Et luua endale ettekujutus, et see pole võimalik ja see on läbikukkumine. No kuulge, siis on kogu maakera läbi kukkunud selles, et uus tehnoloogia tuleb. Ärge looge endale illusiooni, et meie oleme siin kuidagi ainulaadsed. Me teeme seda, mida me oskame, me panustame väga tõsiselt. Me oleme NATOs tipus. Me oleme tipuriik kaitsesse panustamisel. Ja ometi ikka ärkame hommikul üles ja ütleme, kõik on halvasti, sest me tahame öelda, et valitsus on halb, Eesti riik on halb. Ärge tehke oma kaitsevõimet ja kaitseväge maha. Aitäh! Aitäh! Sellega lõpetame tänase esimese küsimuse käsitlemise.